Tere kuulajad, uudistega eetris Rohke Develak. Haridus- ja Teadusministeeriumi teatel vastab tõele, et SAIS-2 süsteemi tõrke tõttu sai paar tuhat Tartu Ülikooli astujat süsteemist ehmatava valeinfo, nagu oleks nende testi tulemus 0 punkti. Seda aga ei maksa ministeeriumi sõnul südamesse võtta, sest SAIS-2 andis haridusministeeriumile endale ka hindeks 0 punkti ja kordustestina isegi -12. Tegelikkuses, nagu teame, on tegemist suurepäraselt töötava ministeeriumiga, märgib pressiteate lõpetuseks ja teates lisatakse, et kõigepealt peab olema rohkem eneseusku. Ja seadusloomest. Õiguskantsleri juures oli eile koos eri ministeeriumite esindajatega arutelu, mille käigus said uued alused saadiku puutumatuse mõiste. Peatselt kiidab Riigikogu eeldatavalt heaks seaduse, mille kohaselt ei saa kriminaalvastutusele võtta inimest, kes on aasta ja 1 päeva Riigikogus olnud ja keda politsei ega võimu esindajad ei ole sellele vaatamata üles leidnud. Seda, et Riigikogu õhk teeb vabaks, on arvukatel kordadel ka varem nähtud, kuid nüüd saab seadus algatusrühma sõnul ka anda sellistele inimestele kindlustunde. Samas selgitab see ka pisut praktikat, miks paljusid Riigikogu liikmeid sageli tööpostil näha ei ole. Ka komisjonide protokollide salastamine aitab tagaotsitavaid Riigikogu liikmeid varjata ja tagada nende julgeolekut. Teateide poliitikamaastikult. EKRE 200 juhtkond annab teada, et erakond jätkab hästi sisse töötatud strateegia järgimist, mis näeb ette alternatiivse reaalsuse pakkumist inimestele, kellele peavoolu reaalsus ei paku hingelist ega praktilist väärtust või on muul viisil ka otseselt vastuvõetamatu. Inimesi, kes on selles maailmas pettunud, on palju ja iga päev juhtub midagi, mis tuju ära ajab või muidu vastukarva on. Praegused peavoolu erakonnad aga inimestele mitte mingisugust alternatiive ei paku ja tegelevad ainult peavoolu reaalsusega, jättes paljud teised erinevad reaalsused katmata ja neis elavad inimesed tähelepanuta. EKRE 200 keskendub edaspidi just neile. Valitsusega arutas eile hinnatõusude peatamise võimalusi. Laialdane hinnatõus, eriti rekordilised kütuse hinnatasemed on avaldamas kogu riigile märkimisväärset negatiivset mõju. Välja töötatud abinõude hinnaralli peatamiseks näevad välja järgmised. Kõige esimeses järgus tuleb vähendada elanikkonna sissetulekuid, kuniks sissetulekud inimestel jäävad samale tasemele või isegi kasvavad, pole hinnalanguse lootust olemas, teatab valitsus. Kõige kiiremas korras tuleb vähendada inimeste sissetulekuid 60%. Palkade vähendamisega kaob inimestel võimalus sellises mahus tarbida, mis annab kaupmeestele võimaluse kogu aeg hindu tõsta. Ja lõpetuseks veel haridusest. Valitsus on otsustanud hariduse rahastamisel minna ühiskondlikus mõttes õiglasemat teed ja kehtestada põhiharidusmaksu ja algharidusmaksu. Nimetatud makse maksaksid isikud, kelle haridustee piirdub 25. eluaastaks kas põhi- või algharidusega. Kõrgharidusega inimesel on majanduses ja ühiskonnas ja poliitikas toimuv üldjuhul selge. Väiksema haridusega inimesed on riigile kulukamad, sest neile peab kogu aeg selgitama, et valitsus tahab neile ainult head. Samuti on väiksema haridusega inimesi populistlikel jõududel kerge manipuleerida, mis omakorda võib kaasa tuua suuri probleeme. Et ka üleõppinud inimesed on riigile koormaks, tuleb seda suundumust kärpida tasulise kõrgharidusega, lisab valitsuse teade. Eetris olid uudised.